1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kus on minu roosiõitse, teda pole siin ja teda pole seal, ta on Ruhnu saare peal, teda pole siin ja teda pole seal, ta on Ruhnu saare peal. Tantsi minuga, üks kord nii ja teine kord naa, ümberringi keeruta. Üks kord nii ja teine kord naa, ümberringi keeruta. 1, 2, 3, 4, 5, kus on meie väikene kiist, ei ole siin ja ei ole seal, vist on hiire ja hiirpea. Siin ja ei ole seal, vist on hiire ja hiirpea. Meie kiis, üks hiir siin ja teine hiir seal, hiirekelder jahti peal. Üks hiir siin ja teine hiir seal, hiirekelder jahti peal. Seitsme põimikust siis ka kõigepealt tunnetusest, tegu on Reilendriga, eks ole, ja koosneb siis väga paljudest eri variantidest üle Eesti, ka lauludest, jällegi, et see tunnetus võib olla kehasse saada, 2 sammu ühele poole, 2 sammu sissepoole, 2 sammu väljapoole põhimõtteliselt ringil, et võib võtta siit mingi laululõigu või nad kõik ja seda siis ringil sammudes laulda, nii saab laulu pähe ja saab ka selle tunnetuse selgeks. Siin ka jälle paratamatult esimene 8. on natuke rohkem rõhutatud, nad ei ole sirged, nad ei ole võrdväärsed. Et see tants nõuab seda, et ta oleks, et mäng oleks tantsuline. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et selle sama tunnetusega siis mängida nii saadet kui meloodiat mõlema hääle puhul. Esimese hääle nüansid algab sellise pizzicato bassiliiniga. Jällegi sõrmega mängitud noot versus lahtine, eks ole, et kuidas see alumine, mis on madalam ja sõrmega, et ta oleks ka mahlaka kõlaga, et seda tasub ka eraldi harjutada. Lõpeb siis priimiga, 4. sõrm, lahtine. Et ta-di-ta-ta, need järjest noodid, need on tähtsad ja need on rõhulisel takti osal. Siis on esimeses hääles B5 ja B6 selline nuanss, et vasaku käe vibrato nagu kõrvalsõrmega. Seda tegid Ruhnu viiuldajad ja seda saab siin seades toredasti näidata ka, et selline kaunistus on Eesti pärimusmuusikas ka olemas. Ehk siis aegluubis on see, käib niimoodi, et
et see kaunistus on 3. sõrme noodi peal, eks ole, ja 4. sõrm käib siit, et tegelikult kogu käsi liigub niimoodi vasakule paremale. Mitte ei liiguta 4. sõrme kuidagi üles-alla eraldi, vaid mõlemad, see 4. sõrm jääb siia kõrvale ühe koha peale ja terve käsi liigub. Selline poole tooni vibraato. Sama asi on ka selle D-noodi peal fraasi lõpus. See nõuab kindlasti, ma arvan, eraldi harjutamist ka.